Kristin Hanna nimi on juba muidugi Eesti lugejatele tuntud. Jaani Mardika tee on tema oma, siis on ka esimese maailmasõja aegsetest haiglaõdedest tema raamat ja veel teisigi on ilmunud. Aga need naised on niisugune raamat, mis on püsinud juba mitu aastat kõigis edetabelites, nii Briti kui ka Ameerika omades. Ja järelikult selles raamatus peab olema midagi, mis ta nii populaarseks teeb, et ta üldse nagu ei taha edetabelist ära minna. Ja on võib-olla esiteks teema ja teiseks see, kuidas ta seda kirjutab. Teema on naised Vietnami sõjas, aga need, kes kardavad, et siin on liiga palju sõjakoledusi, no liiga palju ei ole, sel nendest mööda muidugi ei saa minna, sest sinna sõtta läksid noored tüdrukud, kellel on tõrna aimugi, kuhu nad satuvad. Nad läksid sellepärast, mõned neist, et nende kavalerid või nende vennad läksid Vietnami ja nad tahtsid sinna minna olla nende lähedal, aidata neid. Või siis läksid nad selleks, et teenida raha, saada endale võib-olla hiljem parem töökoht. Neil ei olnud üldse teada, mis seal ees oli, aga ei olnud teada, mis siis saab, kui nad tagasi tulevad. Sest kui nad hakkasid ükskord tagasi tulema, siis oli parajasti kõrgpunkti saavutanud Vietnami sõjavastane liikumine ja neid võeti pigem vastu kui kurjategijaid, mitte kui kangelasi. Ja minu jaoks oli isegi see suhtumine üllatav, aga see on nüüd, ütleme, see niisugune karmin pool. Teistpidi jällegi on see muidugi armastuslugu, sest ükski selline raamat ei saa läbi ka ilma armastusloota. Ja ma võin täiesti kindlalt öelda, et selle raamatu armastuslugu keerab nii palju vinte peale, et ma ei mäletagi, millal ma nii keerulist armastuslugu lugesin. Ta on väga huvitav raamat tõesti, hästi kirjutatud ja huvitav ja ei lase ennast väga kergesti lahterdada. Kui hakkad juba korra lugema, siis loed ikka väga suure huviga läbi.